Tihti just ema suhtes tunneme kõige rohkem kurbust, viha, pettumust, ebaõiglust. Miks meil on nii raske teda vastu võtta sellisena, nagu ta on? Võib-olla ta on nii tähtis ja nii suursugune, et me ei suuda sellega lihtsalt toime tulla. Ja siis me süüdistame, esitame nõudmisi ja tahame teda muuta. Ja soovides ema muuta, me tahame mingis mõttes, et ka meie elu oleks olnud teistsugune. Ja tõrjudes ema, me tõrjume ka iseennast, oma elu ja seda suurt jõudu, millest kõik elav alguse saab. Kui sul on olnud emotsionaalselt või füüsiliselt vägivaldne ema, siis proovi vaadata teda kui traumeeritud, raske saatusega inimest ja näha seda teist osa temast, kes andis sulle elu. Ta otsustas sulle elu anda. Bert Hellingeri meditatsioon, ema. Sule silmad ja kujutle oma ema. Vaata teda ja luba endal tunnetada, mida võis tähendada tema jaoks saada emaks. Ta kohtus sinu isaga ja neid mõlemaid haaras vastupandamatu jõud liikuda üksteise poole. Neid haaras soov saada paariks. See vältimatu liikumine oli jumalik. Neid mõjutas jumalik jõud. Siis sai ta aru, et ta on rase. Ta sai järsku aru, et tema elu on muutunud. Kogu tema elu oli järsku teine. Tekkis uus perspektiiv. Ta sai aru, et tema noorus lõppes. Algas tagasihoidlik elu, teenimise aeg. Teise elu teenimine, sinu elu teenimine. Ja ta nõustus sellega ja kõikide tagajärgedega. Ta nõustus selle hinnaga, mis see talle maksma läks, et saada emaks. Hiljem ta oli tihedas kontaktis sinuga, kui sa olid tema üsas. Ta sai teada, mida rasedus temalt nõuab. Millise riskiga on rasedus seotud, eriti raseduse lõpp ja sünnitamise hetk. Ja ta nõustus ka selle riskiga. See oli elu ja surma küsimus, nii talle kui ka sulle. Ja te nõustusite sellega. Ja kõik, mis oli sellega seotud, oli jumalik liikumine ja ta oli nõus selle jumaliku liikumisega. Ja siis sa sündisid ja ta tõstis sind rinnale, teades, et ta on nüüd ema. Ja ta on teine,
võrreldes sellega, kes ta hetk tagasi oli. Nüüd ta on teenistuses, sinu teenistuses, nii päeval kui ööl, paljudes asjades. Ta pidi loobuma paljust. Ja ta nõustus sellega. Sellisel moel sa said võimaluse kasvada ja kujuta, mida see tähendab. Kui sa oled ise lapsevanem, siis sa tead, mida see tähendab, mida see nõuab ja mis on selle hind. Ja selle kõigega käis kaasas ka nauding. Ema. Ema, koos kõikide oma niinimetatud puudustega, oli sulle õige. Ta andis nii palju, kui sai. Andis endast parima. Ja tänu temale said sa suureks kasvada ja said võimaluse elada oma enese elu, sest ta on selline, nagu ta on. Ta esineb sinus mitmel tasandil, mitte ainult sinu kehas, vaid iga rakk sinu kehas on temaga jätkuvalt kooskõlas, ühenduses. Ka hing ja saatus on jätkuvalt temaga ühenduses. Ja nüüd siis, kui võtad teda vastu, siis oled ühenduses selle loova jõuga, mis on elu aluseks. Vaata teda, ava laialt talle oma keha, hing ja oma mõistus. Ja ütle, kallis ema, jah, ma elan, sest sina oled minu ema. Ja ma võin elada oma elu, sest sina oled minu ema. Kallis ema, selline, nagu sa tõeliselt oled. Ja ma tunnistan, et ma peaaegu ei tunnegi sind. Mul on kujutlused, kuid nad ei vasta sellele, kes sa oled. Ma ei tea sinu sügavust, sinu saladusi. Ma ei tea sinu saatust. Ja ma ei tea, mis jõud on sinu elus mänginud ja sinu peres. Sa oled minu ema. Sina oled minu ema. Ja mina olen sinu laps. Sina oled suur, mina olen väike. Sina annad ja mina võtan. Sa oled just see ema, keda ma vajasin. Ma võtan vastu oma elu selle hinnaga, mida sina pidid maksma, et ma saaksin sündida. Ja ma võtan oma elu vastu selle hinnaga, mida mina pidin maksma kui laps. Ja nüüd, kallis ema, ma kummardun sügavalt sinu ees, et võtta sind vastu kui oma ema. Sellisena, nagu sa oled. Kallis ema.